ahoi, no nii, vaatame siis üle, kuidas materjali maha võtta. Nagu sa näed, ma teen seda väga süsteemselt, ma teen seda täiesti tehniliselt ja mul on kindel süsteem ühe külje pealt teise külje peale. Ja ma võtan alati siis nii-öelda maha pärvi ja siis, kui on natuke nagu tugevamad, näiteks keelküüned, siis ma võtan esimese raundi nagu survet avaldades ja siis mida lähemale ma küüneplaadile jõuan, seda rohkem ma selle puuriotsiku materjali suhtes kõrgemale tõstan, ehk siis ma ei avalda enam väga palju survet, nagu sa näed, siis nüüd ei tule enam ka väga palju tolmu. Ja mis on võtmeküsimus, on see, et sa tegelikult oma vasaku käega või kes on siis vasaku käega, siis oma parema käega võtaksid siis ka nahad hästi pingule, ehk siis nagu tõmbaksid selle väljaku nii-öelda endale nagu võimalikult naha nagu eest ära siis ja see, mida lähemale sa jõuad, reegel on, seda vähem sa survet avaldad ja mina võtan alati keellaki puhul materjali küllaltki küüneplaadi lähedal, aga sa saad seda teha ainult sellisel juhul, kui sa oskad päriselt ka ilma survet avaldamata ja sa teed vahet, mis on kusjuures üks väga suur murekoht on see ja isegi väga vilunud ja kogenud tehnikud ei saa aru, millal materjal lõpeb ja millal naturaalne küüneplaat hakkab ja see on üks suurimaid põhjuseid, miks kliendil küüned üle lihvitakse, üle viilitakse, punaseks viilitakse, sest lihtsalt ei saada aru, millal see materjal ära lõppes. Ja see surve avaldamine, et ma koolitustel ise ka väga palju näen, et see autopiloot tekitab selle, et kogu aeg peaks justkui nagu ühesuguse jõuga seda materjali maha võtma, aga reaalsus on see, et survet sa saad avaldada ainult värvile ja kui on keelküüned või natuke rohkem materjali, siis esimesele nii-öelda kihile, aga kõik sealt, mis edasi, tuleb ikka väga-väga malbelt teha ja väga-väga teadlikult võtta hoog maha. Nüüd liigume edasi siis tiibnaha töötlusele. Tiibnahk on siis üks siis suurimaid probleeme, miks küüned löövad sealt tagant küünevalli juurest lahti, et kui sinu kliendil löövad küüned sealt tagant küünevalli juurest lahti, siis see on küünetehniku tegemata töö. Veel teine püsivuse probleem, mis kindlasti ka läheb küünetehniku kapsaaeda, on see, et kasutatakse seda otsikut liiga jõuliselt, tehakse punased randid ja just nimelt siia külje peale, kus ma praegu olen, et selle puuriotsiku kõht ehk siis see kõige paksem osa, seda kiputakse ühesõnaga selle kõhuga tõmmatakse liiga jõuliselt mööda seda küüneplaadi äärt ja see on selline trikikas koht, et tegelikult tihtipeale küünetehnik ise ei märkagi, et ta on selle külje väga jõuliselt ja sügavalt punase sälgu triibu sinna teinud, aga küsimus on küll, et miks mu tooted külgede pealt lahti löövad. Just seetõttu, et need küljed on siis ütleme niimoodi, et märkamatult väga punaseks viilitud ja nad kipuvad lahti lööma, materjal lööb lahti ja sinna võib tekkida konhülüüs, ehk siis see küüs võib külgedelt lahti täitsa lüüa. Ja üks asi, mis on veel huvitav, on, mida ma soovitan kõikidele, kes on hobiharrastajad, algajad, kes alles alustavad oma tööd, et see küünehari endale võtta kohe sinna sõrmede külge ja harjutada esimese asjana kohe tolmu pühkima ära versus nagu osad, kes siis maski ei kanna, puhuvad seda ära ja siis teine siuke naljakas komme on pöidlaga pühkida tolm eest ära. Need on kaks siukest, see puhumine ja pöidlaga see tolmu eest ära lükkamine on kaks siukest asja, mida ei saa, kui need on sisse õpitud, siis need on sisse õpitud, seda peab lihtsalt teadma, et see komme on, et siis tuleb lihtsalt väga teadlikult nii puhastada kui kuivatada pärast küüneplaat. Ja nüüd ma siis teen siin videos teise külje ka, kui keegi küsib, mis otsik see on, siis seda nimetatakse tornaado otsikuks. See on selline otsik, mis ei tõmba nii-öelda nagu nahka täis, et sa saad sellega siis nii-öelda, et see puuriotsik ei tõmba nahka täis. Nii ja siis kasutan siin kääre
Ritsi kääre. Panen ka siia video alla lingi, kuidas Ritsi kääre saad ka endale osta. Kui sa oled jälle hobiharrastaja või algaja, siis kääride kasutamine on sinu jaoks üks lihtsamaid asju, sellega sa ei tee liiga ei endale ega teistele. See, kui sa seda kasutad, siis alati väikeste sammudega, kui sa praegu vaatad, siis ma ei tee kääre väga laialt lahti ka, et need sammud, mida ma teen, on väga väikesed ka mul, et ma ei lahmi suuri ampse, vaid ma tahan seda tööd kontrollida ning ma teen seda väga-väga pisikeste sammude haaval, nii et kui sa oled alles alustav küünetehnik, siis käärid on küll üks väga hea tööriist, millega minna, sest see ei tee kliendile liiga, küünenahatangidega võib väga kiiresti teha sälgud sisse ja võib haiget teha. Ja nüüd ma poleerin oliiviga ära. Nii, kui sa tunned, et sa tahaksid veel rohkem informatsiooni, sa tunned, et sa tahaksid sellest küünetehnika maailmast rohkem teada saada, siis ma olen teinud sulle järgmise klipi, vaata see ära ja siis näitan sulle sealt edasi, kuidas kasutada matti lakki selliselt, et see jääks korrektne. Ahoi ja hakkame tegema siis sisekaemust Level Up küünetehniku keskkonda, kogukonda, mis on loodud siis põhimõtteliselt küünetehnikule. Põhiline, mis selle kogukonna eesmärk on see, et sa saaksid teha püsivat tööd küünetehnikuna. Ma olen ise seda kogenud, minu tööd võtsid hoopis teise suuna sellest hetkest, kui ma tegin endale küüneanatoomia selgeks ja kuidas mingid tooted toimivad. Ja kõik see materjal on siin Level Up küünetehniku keskkonnas olemas ja palju rohkem veel, kuidas leida kliente, kuidas teha ettevõttest, kuidas arvutada välja oma tunni hinne, vähemasti, et sa saad seda proovida, sa saad seda vaadata, et mis see õiglane hind üldse peaks olema, kui sa ei julgegi seda hinda tõsta, siis vähemasti sa saad seda teha, see materjal on siin olemas ettevõtluse all, et kuidas arvutada teenuse maksumust. Ma olen loonud lihtsalt sellise võimaluse, et sa saaksid võimalikult palju materjali väga hea hinnaga. Pidevalt täieneb, siis iga kuu tuleb veel üks siis suurem nagu koolitusvideo ja iga siis teine kolmapäev on Level Focus kolmapäev, kus me oleme väiksed sutsakad, väikseid küsimusi, väikseid vastuseid. No nii, lähme edasi. Nüüd siis, nagu enne ütlesin juba, poleerin siis ära. Miks ma seda teen on see, et tavaliselt kui ma kääridega lõikan või tegelikult ka tangidega, siis mulle meeldib ikkagi õrnalt poleeriga üle käia. Ma ei tee seda mitte jõuga, ma käin hästi õrnalt, lihtsalt küüne ääred ja kõik siis nii-öelda sõrmepadjad ja kõik käin õrnalt üle, poleerin lihtsalt ära, et saada siuke ühtlasem tulemus. Ma ei tea, see on minu kiik, seda ei pea tegema, aga seda võib teha. Ja nüüd ma kasutan siis Ritsi Rubber aluskeellakki, mu lemmiktoon Nude Pink 19. Nude Pink 19 on selles mõttes nagu tore, et ta sobib kõikidele klientidele, et tegelikult kamuflaaže võiks ühel professionaalsel küünetehnikul olla lauasahtlis 2 tooni, üks natuke soojem, teine natuke külmem, et kõik toonid kõikidele klientidele tegelikult ei sobi. Siis see Nude Pink 19 on suht selline neutral, et see sobib see on selline, ta on jah siuke, et ta sobib kõikidele sisuliselt. Ja siis ma teen siin 2 sõrme kaupa, nagu sa näed. See on siuke häkk, mida peab natuke sisse harjutama. Selles mõttes, et klientidel on kõikidel, eranditult kõikidel on sõrmed enamasti viltu ja kui sa 2 sõrme korraga teed, siis võib juhtuda nii, et üks sõrm vaatab ühele poole, teine teisele poole, et sa pead väga teadlikult siis neid sõrmi mõlemaid kinni hoidma vastavalt. Ja ma tõepoolest panen kõigepealt aluskeellaki ja siis viilin kujusse, sest mulle meeldib, kui on kuju korrektne. Ja tavaliselt on siis nii, et kui sa paned aluskeellaki peale ja pärast seda viilid, siis sa saad selle küünekuju oluliselt puhtama, ilusama, korrektsema. Küünekuju on oluliselt ilusam, seda läbi minu silmade. Et ja meile vanasti ikkagi õpetati see, et küünekuju ära paned materjali peale, siis värvi ja pealiskeeli ja minimaalsed viilid, siis tõsi on, et näete, ma teen niipidi ja mulle meeldib see ja õpetan samamoodi. Ja siis nüüd ma teen siis disaini Ritsi vanast sarjast ühe akvarellmustaga, küll aga ma tahan siinkohal öelda, et Ritsi valge ja must on imehea katvusega, sa saad teha prantsuse maniküüri nendega ilma, et sul peaks vaja minema mingit 2 kihti, 1 kihiga saad ideaalselt teha.
ja kasutan Ritsi Nail Art pinslit, mis on ka super head selles mõttes, et neil on nagu nii peenike pintsel. Vanasti meil oli kogu aeg see häda, et pinslit polnud saada, pidime ise lõikama, siis Ritsi pinslite tulekutega kadus minu jaoks see probleem täiesti ära. Ja number 9 on siis minu lemmik, aga 7 ja 11 on ka väga head, et see 7, 9 ja 11 tähistavad lihtsalt pintslikarva millimeetreid. Ja nüüd ma näitan siis sulle, et kuidas teha matti lakki selliselt, et ta jääks korrektne. Esimese kihi ma teen siis pudelist, võtan lakki, panen suhteliselt ujuvalt, veendun, et suure pintsli peal oleks piisavalt palju seda pealiskeeli, et ma saaks sellega ujuda. Ja nüüd ma kasutan väikest pintslit, sest et vaadake, kui teil on tumedamad värvid ka all ja kui te ei tee äärest ääreni matti, siis nad jäävad sealt alt, randid jäävad nagu need nagu siis läikivad randid jäävad äärtesse. Ja nüüd see on võtmeküsimus, et sa teed kindlalt pärast väikse pintsli kasutamist veel korra suure pintsliga oma töö üle, sest et muul juhul sul jäävad ikkagi need pintsli jäljed sinna töö sisse. Ehk siis kui lambi alt küüs tuleb, siis sa näed oma neid pintslitõmbeid. Ja nüüd ma käin, mul on veel selline komme, see minu mingi kiiks, et ma keeran sõrmed alati tagurpidi ja käin alati küljed veel korra üle, sest et mulle ei meeldi, kui nad jäävad siuksed karedad. Ma teen seda siis, kui ma panen värvi, ma teen seda siis, keeran tagurpidi, panen värvi, keeran sõrme tagurpidi, panen värvi need ääred alt ära, panen pealiskeeli, keeran tagurpidi, teen küljed ära. Ja matiga siis see jah, et nii kui väikse pintsliga oled sees sorkinud, pead alati suure pintsliga üle käima, sest muul juhul on näha. Ja nüüd ma teen siis need disainid siis selle läbipaist või tähendab selle läikiva keeliga, et nad tuleks rohkem esile. Ja näeme järgmises videos!